Tere taas, head Arvamusfestivali osalejad, kuulajad, tore, et teid on jälle nii palju siia tulnud, kes on kuskil kaugemal, võite ka ligi tulla. Mul on hea meel taas kord sisse juhatada üks järjekordne tehisaru puudutav teema, neid on siin ridamisi ja päris mitmel laval. Küll aga ma arvan, et me siiski puudutame siin päris vajalikku teemat ja nagu te näete ka siin ekraani peal, siis pealkiri on "Kas oleme tehisaru nimel valmis ohverdama enda inimõigused?", sest et teadupärast tehisaru infot palju tahab ja sageli saab ta enda kätte ka infot, millega esimese raksuga kohe mõtleks, et huvitav, mis ta küll sellega teeb ja vahel ei teegi midagi head. Aga ütlen kohe selle ära, et siin saate skanneerida seda QR-koodi, saate siit mu pea tagant seda rõõmsalt skanneerida, aga ei pea selle pärast muretsema, et lisaks sellele, et me siis saame sealt küsida, anname teile ka võimaluse vajadusel siit küsida, saate mikrofoni enda kätte korraks võtta ja siis saate seda ka teha. Aga ilma pikema jututa, mina olen Brent Pere ja mul on hea meel siin tervitada 3 panelisti. Esmalt Kerlin Tiigemäe, AI koolitaja ja konsultant, võrdõigusvolinik Kristjan Veske ja Tartu Ülikooli riigiõiguste kaasprofessor Paloma Krõtupai. No kõigepealt mul on tunne, et me kõik puutume selle tehisaruga vähemal või rohkemal määral nüüd kokku ja kuidagi sellest lahti öelda ei saa. Aga öelge esmalt, kas teie jaoks isiklikult on see läinud natuke liiga kaugele ja kas me näiteks anname tehisarule juba andmeid enda kohta ka pahaaimamatult, mida me tegelikult võib-olla ikka niimoodi vabatahtlikult ei tahaks anda? Jaa, tere tulemast ka minu poolt. Ma alustaks võib-olla sellest, et on hästi selline mustvalge küsimus, millel on väga raske ühest vastust anda. Ma töötan väga paljude ettevõtetega, organisatsioonidega, seal ma tihtipeale näen, kuna minu fookuses on ka finantsvaldkonnad, et väga hoolikalt hoitakse andmeid ja piiratakse, ei taheta ligipääsusid anda, aga teisalt ma näen ka nende samade inimeste kasutust või ma kuulen, mida nad isiklikul tasandil teevad ja seal nad annavad väga palju andmeid, eks ju. Kui ma küsin, kuidas on kasutanud, siis tihti tulevad, mis on väga loogiline, tulevad esimesena need isiklikud kasutuslood, kes küsib niisama, kes küsib aia kujundamise kohta ja kes küsib oma tervise kohta. Ja tihti nad ei mõtle sellele, et kuhu need andmed sealt võiksid edasi minna. Et ma arvan, et siin on alati selline 2 poolt nendes teemades. Ma mõtlen, kui sellisest isiklikust loost rääkida, siis kindlasti ma täiesti ausalt tunnistada, et mina annan liiga palju andmeid ChatGPT-le, et see ei ole nagu mingisugune küsimuski. Terviseandmeid olen andnud igasugused ja need tulevad ju tegelikult niimoodi juhuslikud, et see mõtle niimoodi, et okei, et ma nüüd kasutan ja siis panen sinna mingi kõik enda terviseloo kirja. Aga kui kasutad neid funktsioone kui Google'i otsingumootorit, siis lõppkokkuvõttes see pilt, mis sinust kokku pannakse, see annab nagu üsna palju, et see andmete andmine on ju niimoodi tilkhaaval, eks ju, ja lõpuks saab selle suurema pildi kokku. Ja teine pool on muidugi, et kui palju üldse inimesed seda nii-öelda lõbu pärast kasutades enda andmeid annavad, et väga rohkem on ikkagi ka kuulda ju seda, et kuidas see generatiivne AI on siis asendab juba kas sõpra või sellist vestluskaaslast või mingitel juhtudel ka sellist intiimsema sisuga vestlust arendatakse. Nii et seal on nagu neid kindlasti seda kasutust ja enda andmete andmist väga palju. Jaa, aitäh. Aitäh kuulamast ja tulemast ja kutsumast. Ma arvan, et siin on eri aspekte. Vabandust. Nii, sain selle liikuma. Üks on võib-olla see pigem õiguslik pool, see juriidiline pool, aga selles osas ega see AI ei küsi, milliseid andmeid ta võtab. Me ju sageli ei tea, mille peal ta on treenitud. Et kunas me oleme neid andnud, kes on neid võtnud, kuidas nad on sinna jõudnud, me sageli seda üldse ei tea. See, kui me konkreetselt anname neid sinna sisse, see loomulikult mõjutab jälle seda, kuidas ta meile reageerib. Aga see on personaliseerimise küsimus. Et mida ta meist veel juurde õpib, aga sisuliselt, mida AI kasutab,
see on meie jaoks hoomamatu, seda me üldsegi ei tea, mis andmed seal on, nii et iga hetk, kui me neid tegelikult anname, me ei tea, mis nendega tulevikus juhtub. See on kahtlemata ka üks probleem, millest tasub veel rääkida, just vaadates seda, et mis tegelikult minu õigustega juhtub ja mis hetkel ja kas ma seda üldse märkan. Ja teine on siis võib-olla tõesti see inimlik aspekt, et kui kaugele ma ise lähen andes või samastades seda AI-d teise inimesega ja talle usaldades oma muresid ja tegelikult personifitseerides seda, et ma just tulin reisilt ja kuulasin tagasitulekul ühte huvitavat intervjuud Sam Altmaniga. Ja tema ütles, et see ongi see, mida hakkab chat ja kõik teised nüüd tulevikus tegema. Et kuna tegelikult inimene päriselt ei hooma, millega ta seal mängib, siis nende jaoks ongi nüüd olulisem oma kliente endaga siduda ja tegelikult nende eesmärk ongi seda teenust muuta nii isikupäraseks, et sa ei saaks sellest loobuda. Nii-öelda, et see ongi eesmärk omaette, et see on minu AI, see teenindab mind hommikust õhtuni. Ja sellel alal ma ei ole ekspert, aga ma arvan, et siin on väga palju arutelusid, kus on jällegi selle ala ekspert, et kuidas see vaimselt meile mõjub, kui sisuliselt ikkagi vestluspartneriks on vestlusrobot, mis võib väga meeldivalt või isikustatult vastata, aga ta teeb seda lõpuks ikkagi tõenäolisus arvutuste ja saadud info põhjal. Jah, aitäh. No Kerlin, see on vist juba tänapäeval tegelikult ju nii, et inimesed kasutavad ka lihtsalt ChatGPT-d selle jaoks, et näed, ta on mul sõber ja on kellega rääkida ja siis jagan talle kõiki oma elu muresid ja valusid ja võib-olla mõni agaram viskab paar parooli ka kuhugi vahele. Absoluutselt, selleks on täitsa eraldi termin täna, mis on tehiskaaslane, ehk et väga suur osa erinevaid küsimustikke on, eks ju, et kuidas inimesed kasutavad AI-d ja need nii-öelda tööalased kogemused on kuskil seal allpool. Keskmine või nii-öelda kõige populaarsem on ikka info otsimine, aga üsna top 3 on see, et ma lihtsalt kasutan teda vestluspartnerina. Ma räägin, mis mul täna juhtus, ma küsin oma tunnete kohta, küsin emotsioonide kohta ja kuna tõesti see mudel on üles ehitatud selliselt, et ta on alati kasutajale meele järgi, siis tähendabki seda, et ta vastab justkui seda, mida sa ootad, sest ta teab, algoritm oskab seda ette ennustada ja selliselt tekibki tunne, et mul on sõber, kes väga hästi teab, mida ma mõtlen, ta mõtleb kaasa. Ja siin oli ju eelmine aasta olukord, kus ChatGPT mudel muutus. Nad aeg-ajalt ikkagi ju regulaarselt muudavad ja uuendavad mudeleid, aga oli hästi suur muudatus. GPT 4o pealt läks 5 peale ja see tõi kaasa nii suure pahameele sotsiaalmeedias. Inimesed olid frustreeritud, väga kurvad, sest nende sõber oli kadunud, sellepärast et 4o oli palju sõbralikum kui 5, sest nii-öelda igal mudelil on oma siuksed baasjuhendid, eks ju, ja instruktsioonid ja 5 puhul siis nii-öelda keerati maha seda meeldivust ja seetõttu inimesed olid väga-väga kurvad. Ja siis OpenAI ja nii nagu siin juttu oli, eks ju, Sam tahab seda, et me kasutaksime neid, siis nad tõidki selle 4o tagasi mingiks ajaks, ütlesid, et okei, ajutiselt võtke, siis kasutage edasi. Nad mingi hetk proovisid uuesti ära võtta, ikka tuli see laine ja ikka pandi see tagasi. Tänaseks, eks ju, seda enam ei ole, aga see on tõesti, see on päris suur osa, kus juba kasutatakse niimoodi. Aga mis hetkeks see ikkagi muutub siis selleks, et inimene annab liiga palju oma andmeid või kust see piir jookseb, et mida on mõistlik anda või mida ei ole, sest ma olen üsna kindel, et ega inimene ei mõtle sellele, et kui ta seal rahulikult chatib, et huvitav, kas ma nüüd seda tohiks talle öelda või mitte. Tema tahab ikka teada, et miks ta pea valutab või miks tal jalg haige on. Jah, ma ei tea, siin tundub, et ma hakkan enda isiklikku lugu rääkima, aga vabalt. Et ma ei tea, et eks see iga inimese puhul ju sõltub, kus nendel see piir ette tuleb, et mingi hetk tundub, et räägid ja kirjutad ja see ongi nagu fun, et sa natukene teed seal nii-öelda nalja ja sa ei võta liiga palju tõsiselt,
aga siis on teised päevad, kus mõtled, et okei, nüüd see on kõik asi natukene nagu liiga kaugel läinud, et kui palju ma ennast nii-öelda avan. Aga tegelikult ma tuleksin korraks tagasi selle hoomamatuse juurde, millest Paloma siin rääkis ka ennem, et kust on need andmed nii-öelda, kust need tulevad, inimeste andmed, et meil siis võrdõigusvoliniku kantseleis, et oli eelmisel aastal oli üks selline juhtum, see on üks väheseid juhtumeid meil tegelikult ka olnud, mis on siis seotud tehisaruga seotud diskrimineerimise juhtum, eks ju. Ja selle raames me saime ka aru, et seal tegu oli siis sellise krediidi hindamise teenuse pakkumisega. Ja et tegelikult keegi ei saagi aru, kui nende kohta, inimene läheb näiteks poodi, ta tahab saada järelmaksu, vajutab telefonis ära, et täidab seal mingisuguse vormi ära ja tegelikult need andmed ju, mis selle otsuse aluseks on, need tulevad nagu kuskilt olemasolevatest registritest ja kui siis seal on sees selles algoritmis siis, mis lõplikult selle otsuse teeb, et kui seal on sees siis mingisugune diskrimineeriv valem, siis ongi niimoodi, aga inimene ei pruugi seda ise üldse mõistagi, et teda on siis kuidagi mingisugusel põhjusel diskrimineeritud. Mis need kriteeriumid seal võivad olla, kust see, et... Näiteks meie konkreetse juhtumi puhul oli sugu, et siis tuli välja, et kui sa oled meessoost ja noorem mees, et siis sul on oluliselt halvem siis skoor, krediidiskoor. Ja ära unusta, et üldjuhul, ütleme, ikkagi me lähtume sellest, et kui see on su esimene ja tavapärane sugu, siis see on ka diskrimineerimine ühe, ütleme, isiku omaduse alusel, mida sa kaasa tood lihtsalt seetõttu, sa ei saa seda muuta. Nagu vanus, kus sa ka ei saa seda muuta. Nii et ja kindlasti need krediidiküsimused on head näited. Ka kui te lähete välismaale elama, siis te olete korraga välismaalane, siis te ka kindlasti jääte kohe sinna skoori. Ja need ei ole kindlasti mingid delikaatsed andmed, mida te ei väljastaks. Ja samas me näeme, kui me näeme näiteks kasutust Clearview, Palantir, politsei poolt, need ju ei küsi, milliseid andmeid nad võtavad. Nad võtavad sotsmeediast, nad võtavad igalt poolt, nad uurivad, kes te olete olnud, kes te olete, kust te tulete. Võib-olla teil on juba kord olnud probleeme mingite arvete ära maksmisega ja selle alusel tehakse siis teist profiil ja lõpuks jõuab see näiteks mõne politseiasutuse või järelevalveasutuse lauale, et ma arvan, ütleb meile kenasti, kui siin nüüd küsiti just meie politseilt, kas nad Palantiris kasutavad ja vastus oli, et me ei vasta küsimusele. Ma arvan, sellest tegelikult piisab, et teada, mis see vastus on. Sest need võimalused on olemas. Need võimalused on olemas ja sisuliselt me teame seda ka, kui te täna näiteks tahate reisida USA-sse ja palute viisat, siis teile seal taotlusid või ESTA-s öeldakse ju selgelt, et arvestage sellega, et te peate andma luba, et me tohime kõigi teile sotsmeediakontod läbi vaadata. Nii et ükskõik, kus te olete vahepeal oma infot andnud ja teie lapsukestest ja ma arvan, et me ise seda üldse ei taju, ei hooma ja osaliselt me ei saa seda mõjutada. Et mingid andmed nagu meie vanus, sugu, staatus on tõesti avalikud. Loomulikult me peaksime selle üle mõtlema, et mida me kuhu paneme. Ma ütlen just, siin kahtlemata on kõiksugu näiteid noortest inimestest, kellel pärast võib-olla on väga piinlik, et see on kahtlemata üks punkt, samas ei tohiks unustada seda, et rääkides sellest, mis meie andmetest, nendest tehisintellektidest saab, et me ei manageeri seda täna. Me ei manageeri seda, me ei saa seda tegelikult sellega piirata, et öelda, ma sulgesin oma Facebook-konto, nüüd mul ei ole enam mingit probleemi seal, kellelgi ei ole minu andmeid. Nii et see ei vasta täna tõele, me ei tea ka, kus nad on, nii et ma arvan, et väga oluliseks on muutunud see roll, et kui läbipaistav ja arusaadav see tegelikult on ja mida meile selgitatakse, mis ulatuses me saame nõuda tegelikult selgitust või ka üldse see hoomata, mis toimub, et see, ma arvan, oluline. Ega ta ju läbipaistev ei ole.
ma just tahtsin korraks siit sõna üle võtta selle läbipaistvuse osas, et mitte jätta väga sihukest negatiivset muljet kõigest sellest, sest nii-öelda näiteks seesama krediidi hindamise näide ei ole üldse midagi uut, eks ju, et pangad hindavad su krediidivõimekust, seda on aastaid, aastakümneid võib-olla juba tänaseks tehtud, eks ju. Seal taga on tavapäraselt masinõppe algoritm, ehk siis seal on mingi mudel, mis vaatabki, et jah, teatud vanusest võib-olla inimesed ongi rohkem võlgu, teatud ametikohtadel, teatud palgatasemest. See on kõik väga okei ja see ongi pankade töö, eks ju, hinnata, et kes on siis nii-öelda tugevamad kliendid, kes on nõrgemad kliendid, nende hinnastamine, kõik töö käib selle alusel, eks ju. Aga klassikaline masinõppe mudel on läbipaistev, eks ju, seal on täpselt teada, mis need parameetrid on, mille alusel nad hindavad, pank peab suutma seda sulle öelda, eks ju, kui ta ütleb, et ma ei anna sulle laenu, ta suudab seda sulle põhjendada. Täna, mis probleemiks on, eks ju, et väga paljud teevad neid asju suurte keelemudelitega, ehk siis ChatGPT-ga, Geminiga, millega iganes, ja need ei ole enam need deterministlikud süsteemid, eks ju, sinna sa ei näe sisse ja seal sul ei ole seda läbipaistvust. Ehk et jällegi tuleb eristada, eks ju, neid lahendusi, mida me kasutame ja kõik see nii-öelda generatiivse AI kasv on toonud kaasa selle, et igaüks justkui võiks olla see krediidi hindaja ja ma võin, ma ei tea, müün autosid, eks ju, hakkan ka hindama krediiti, aga võib-olla ma teen seda lihtsalt ChatGPT-ga, eks ju, siis ma tegelikult ei suuda seda öelda. Nii et võib-olla ka nii-öelda inimesed peavad selle võrra siis olema ka, eks ju, natuke targemad ja ka neid küsimusi küsima teenusepakkujatelt. Võib-olla räägime natukene seda tausta ka, et kuidas need suured keelemudelid üldse meie kohta infot koguvad ja mis ja kust ja näiteks ka seesama näide, et iga keelemudel ju päris sotsiaalmeedia kontot läbi ei hekselda, aga on ka võimalik nii kaugele minna. Absoluutselt. Tegelikult, eks ju, nii-öelda suur keelemudel on lihtsalt üks AI süsteem, neid on AI koosneb väga paljudest lahendustest, eks ju. See, mis ma mainisin, masinõppe on üks lahendus, suured keelemudelid on lihtsalt üks sihuke masinõppe nii-öelda lahenduse algvorm, kus on võetud siis väga palju teksti kogu internetist kättesaadav info. No me täna teame, et seal on ka palju nii-öelda salastatud infot, eks ju, kõik su raamatute sisu, ajakirjade sisu, palju ka sotsiaalmeedia sisu, mida on kokku kogutud ja selle alusel on seda mudelit treenitud, eks ju. Mitte liiga detaili sinna minnes, kuidas see mudel detailselt töötab, eks ju, aga seal on nii-öelda tõenäosuslik teooria, ehk siis ta enam-vähem teab mingitest teemadest kõike. Nüüd, see on see, mille pealt on algselt treenitud. Iga kord, kui me kasutame, siis kui me mingeid sätteid ja seadeid ei muuda, siis kõik, mis me sinna paneme, mis me räägime enda kohta, mis me räägime enda ettevõtte kohta, mille kohta me küsime, läheb ka sinna mudeli treenimisse. Ja kui ma jagangi enda sotsiaalmeediast info, jagan oma postitusi, mida kõike ma sinna saan panna, selle kaudu tegelikult treenitakse, eks ju. On nii-öelda avalikud süsteemid, suletud süsteemid, on platvormid, mis saavad ka ligi sotsiaalmeediale. Eks ju, näiteks Elon Musk teada-tuntud, temal on nii-öelda SpaceX, temal on siis XAI, ehk siis see on, mis treenitud siis X-il ehk siis Twitteri. Ehk näiteks sealt sa saad küsida, mida inimesed mingist teemast arvavad, sest seal on X-i andmed. Samal ajal näiteks Meta, kõik Facebook, Instagram, nende andmetel ei saa klassikalised keelemudelid ligi, eks ju, sealt just kui ma ei saa küsida, et mida Brent teile postitas, eks just ütleb, et ta ei saa sinna ligi. Nii et seal on hästi palju nüansse, hästi palju detaile, aga keskmiselt jah, kui ma ei mõjuta või reageeri selle nupukesega, et palun ära kasuta minu andmeid, siis kõik tegelikult läheb sinna mudeli algoritmi ja sellega nad lähevad siis kogu aeg targemaks, saavad eks ju teada, mida eestlased teevad, mida inimesed mõtlevad ja nii edasi. Päris nii kaugele vähemalt ei lähe, et kui räägid seal, ma ei tea, tervisemurest või mis iganes muust asjast, et siis järgmine inimene, kes küsib tehisaru käest, et siis ta vähemalt ei tea, et see inimene selliste muredega on. Kuigi ega me vist nii kaugel, sellest ka ega väga kaugel ei ole. Tead, ka selle kohta on lugusid olemas ja ehk siis kui ma lihtsalt panen sinna seda infot, ta võib minna ka sinna treeningi andmetesse, see läheb nii-öelda sinna suurde potti. Aga mis on üks, mida me saame teha nende postitust või nende sõnumitega, me saame neid ju jagada. Teil on alati seal paremal üleval või kuskil on share nupp.
See tähendab seda, et see vestlus läheb nii-öelda justkui poolavalikuks ja neid andmelekkeid on küll, just oli siin suur andmelekke Anthropicul ehk siis Claude'i puhul, kõik, kes olid vajutanud seda share nuppu, üks hetk ilmusid Google'i otsingutesse. Ehk siis kui ma küsisin seal, räägi mulle mingisugustest terviseandmetest, siis mul hakkas tulema järjest erinevate inimeste neid küsimusi, kus nad olid kenasti jaganud kõik oma terviseandmeid ja nii edasi. Et me võime kogemata tegelikult neid teha, kui me ei tea neid süsteeme, me ei tea, mida need erinevad nupud ja jagamised ja mittejagamised kaasa toovad. Paloma, kas me peaks sellele kuidagi mingit pidurit proovima tõmmata või on see selline teema, kus tehnoloogia jookseb eest ära ja õigused ja kõik muu üritab lihtsalt sammu pidada? No ma arvan, et see ongi see suur küsimus, eks ole, mille üle me vaidleme, mille ees me seisame. Samas kõik, kes selle teemaga on rohkem tegelenud, võib-olla ka rahvusvahelistel konverentsidel olnud, teavad, et meil on tegelikult päris hästi, et meil Euroopa Liidus ongi seadusi, mis reguleerivad seda, et andmekaitsemäärus, mis reguleerib meile isikuandmete kaitsmist, ka sellised seadused Euroopa Liidu tasandil, mis reguleerivad, mida ettevõtjad tohivad teha. On palju võib-olla räägitud ka sellest, et kuidas on kohtuotsuseid tehtud, kuidas komisjon on otsuseid teinud siin suurte digihiidude vastu, mis on väga palju pahameelt tekitanud ka USA-s, ka USA presidendis. Ja ka rääkides tehisintellektist, meil on tehisintellekti määrus, mis nüüd ikkagi suurelt osalt on jõustunud. Just värskelt jõustus siin ka kohustus üldiselt avaldada seda, et kes siis seda tehisintellekti kasutab parajasti, kui mõni ettevõtja, mõni sait seda kasutab, peaks ta meid sellest teavitama. Nii et loomulikult ja siin on palju ka seda kriitikat olnud ja ikka kõlab ikka jälle seda kriitikat ja kahtlemata selles peab nõustuma, et teatud ulatuses see piirab innovatsiooni. Ja siis ongi see suur vaidlus, et kuidas selle Euroopaga on, et kas me siin Euroopa Liidus oleme sellised vananenud, iganenud ja ei jõua järgi innovaatilistele riikidele nagu Hiina, kes võiksid olla meile eeskujuks või kas nad võib-olla igas asjas ei ole meile eeskujuks. Ma arvan, et see on väga oluline, et meil kindlasti ei ole vastust kõikidele nendele küsimustele, aga ma arvan, et väga oluline on, et me arutame neid küsimusi tegelikult. Et mul on huvitav kogemus oli just möödunud õppeaastal ühe tudengiga USA-st, kes meil ülikoolis õppis ja kes mulle ütles, et te ei tea, kui privilegeeritud te olete, kui õnnelikud te olete. Et tõesti tegelikult ta nii on ja et see tekitab meis vaidlusi, sest kahtlemata ma arvan, et riikidel on siin roll, mida me olime juba peaaegu ära unustanud või mida me kipumegi ära unustama seni, kui kõik on korras. Ma arvan, me nägime seda väga ilusti pandeemia ajal. Et seni, kui majandus on korras ja muid muresid väga ei ole, keegi ei mõtle selle peale, et riik on olemas ja nii pea, kui asjad lähevad kuidagi kreeni ja mingi paanika tekib, siis vaadatakse otsa öelda, kus on poliitikud ja kus on otsustav isik ja kus keegi meid nüüd, mida nüüd teha. Ja tegelikult meil on seda riigi rolli meie selles, et kaitsta neid põhimõtteid, mis meile on meie ühiskondades olulised, ma arvan väga vaja, sest tõesti see, ma arvan selle innovatsiooni ja majandusprobleemide surve, me tunneme seda kõike ja ma arvan, et see on ka arusaadav ja kahtlemata on ettevõtjatel ka väga suur huvi kõike kasutada. Ja samas teatud ulatuses on see oluline, aga me peamegi siin kaaluma ja ma arvan, et see on oluline seda arutada, et kus on see piir, sest tegelikult seda piiri ju ei ole, me seame seda kunstlikult ainult. Et ainult seadused ütlevad seda, et kas võib-olla minu isikuandmeid tohib mingis ulatuses kasutada või mitte, et ma arvan, et sisuliselt, meil tehniliselt on täna kõik võimalused olemas, et kõik läheb müüki, kõik läheb kasutusse ja seda näitavad ka otsused, eks ole, välisettevõtjate vastu, et ainult siis, kui neid piire ületatakse, siis võivadki trahvid tulla. Nii et ega sellist loomulikku piiri seal,
või ei olegi. See on ainult see, mis on meile nii tähtis, millised andmed, millised eraelu, mida me ei taha, eks ole. Kus on see piir? Ja kui inimene ise annab, siis ega ettevõte ju ei ütle, et ei, seda ma ei taha. Oleneb jälle, see on täpselt see küsimus, et ma võin ju kõike postitada, ma võin ka oma sotsmeedias kõike postitada, ma arvan, me kõik teame neid inimesi, kes neid küsimusi ei jaga oma sotsmeedias, me teame neid, kes väga vabalt jagavad kõike. Sisuliselt ei ole nii, et kõike tohib minu lehelt võtta. Samas on see küsimus täpselt, kellega ma olen jaganud, kuidas ma olen seda kvalifitseerinud. Enamus inimesi ei mõtle selle üle üldse järgi, kui nad midagi postitavad. Pärast võib-olla tekib tunne, et oi, mis sellega nüüd oli. Aga ikkagi meil on täna üleval seadused ja regulatsioonid, mis peaksid seda ikkagi ennetama, mida siin just ka mainiti, et lihtsalt minu Facebook-kontost kõike võtta ei tohiks. Samas, mis toimub ja mis juhtub, selle kohta on meil näiteid piisavalt, et kui asjad ikkagi untsu lähevad või kui me just näeme, mida ikkagi sellised väga, väga ulatuslikud ja võimekad mudelid oskavad ja teenused nagu näiteks kõik need, mis on seotud täna isikute tuvastamisega, näo tuvastamisega, kõik Clearview ja muud sellised, et tegelikult praktiliselt igaüks on kuskilt üles leitav. Kristjan, kas võrdõigusvoliniku poole on ka pöördutud juba selliste küsimustega, et näed, liiga palju on mind kuidagi ära ekspluateeritud siin AI poolt või mis iganes? Peale selle juhtumi, millest ma ennem rääkisin, et siis tegelikult praegu kohe niimoodi ei tulegi meelde. Aga tegelikult see, üks võib-olla selline teine pool, millega meie oleme kokku puutunud, et see on nii-öelda riigi ja kodaniku suhe veel. Et kui me nagu riigina liigume sinna suunas, et me tahame, et meil oleks kõige AI, kuidas selle väljend õige, AI teadlikum elanikkond ja riik oleks ka tehisaru baasilt toetatud ja nii edasi, et see tekitab meie vaates nagu alati selle küsimuse, et kas sellest saab kõik inimesed saavad sellest osa. Ja nüüd hiljuti me tulime ka või tegime sellise raporti, et kus me vaatasime digilõhe nagu laiemalt küll, et kuidas vanemad inimesed üldsegi saavad nendest digilahendustest osa, mille üle me oleme ju riigina väga uhked. Ja seal on nagu väga suured puudujäägid, et sellist üleüldist nagu kuidagi koordineeritud riigipoolset korraldust, et kuidas me siis abistame neid inimesi ja kas kõik peavad nagu kasutama digilahendusi, kas kõik peavad tehisaru lahendusi näiteks kasutama, kui nad suhtlevad riigiga. Et või peaks jääma ikkagi see inimeselt inimesele suhtlus või riik inimene suhtlus ka alles. Et see hea näide oli see Justiitsministeeriumi juturobort, mis siis tasuta õigusabi hakkas asendama, et kogu selle ümber käinud vestlus, mis siin eelmisel aastal oli. Et tegelikult me ei saa või minu meelest ei tohiks nagu eeldada seda, et kõik inimesed peavad nagu just selliseid lahendusi suhtlemisel riigiga kasutama. Et see on nagu vale tee, sest nagu kõik nagu nii seda ei tee ja mingitel põhjustel ei taha teha. Ma ei kujuta ette, kas on mingit statistikat selle kohta, aga tunnetuslikult ju võib vist küll öelda, et ega ütleme tehisaru või suuri keelemudelid pigem kasutab ikkagi noorem ja keskealine elanikkond ja vanem elanikkond pigem pelgab seda ja siis tänu selle tõttu siis jääb ka ju kõigest teemale. On ikka ja. Eesti koha pealt ma isegi ei oska öelda, kas on vanuse järgi tehtud neid uuringuid ja eks Eesti alati see uuringute sihtrühm on üsna pisikene. Muidugi USA-st, Inglismaalt tuleb hästi palju neid uuringuid ja seal on hästi selgelt näha, et see tippkasutus on see siuke 25–35 vanus, noortel võib-olla natukene vähem, aga peaaegu sama palju ja vanuseti gruppideti edasi läheb kogu aeg madalamaks, eks ju. Et selge on see, et see AI kasutus toob seda digilõhet veelgi enam lauale ja eks ma näen seda samamoodi organisatsioonides, ettevõtetes, kus on noored tiimid, see kasutus on nii palju suurem, kus on vanemad töötajad, see kasutus on palju madalam ja paraku see mõjub nii-öelda
tavakasutuses, see mõjub ettevõtluses, ettevõtetes samamoodi, eks ju, sest need inimesed, kes kasutavad, muutuvad efektiivsemaks oma igapäevatöös ja kes vähem kasutavad, on siis vähem efektiivsed võib-olla võrreldes siis nende teistega. Ehk siis ka sealt tekib seda nii-öelda kohati seda ebavõrdsust, eks ju, see on küll, eks ju, võib-olla organisatsiooni juhtkonna otsustada, et kuidas ta sinna panustab ja kui palju ta siis koolitab. Aga väga palju sõltub ka sellest, kas inimene tahab üldse seda muutust ja inimestele meile ju väga ei meeldi see muudatuste maailm ja see, et kõik muutub. Ja siis võib-olla noored on selles mõttes ka vastuvõtlikumad nendele muudatustele. Samas ma ei alahindaks noori. Meil oli ka just küsitlusi ja tegelikult minu ülikooli töö ka näitab, et meie kõige vähem kriitiline IT-kasutaja, kõiksugu digikasutajad on mingi 40+, 40-50. Ja ma võin seda kinnitada, et tegelikult noortel on tänapäeva nende teadlikkus kõikide nende teenustega kaasnevatest ohtudest ka. Ja kriitiline hindamisvõime on ka palju parem, muidugi nende oskused ka. Ja tõesti kahjuks minult on tihti küsitud ja ma olen vähe kahjuks saanud panustada sellesse. Ei ole ka minu ala, et meil on vähe olnud uuringuid vanemaealise elanikkonna kohta, aga meil üks on olnud küll minu mäletamist mööda Tallinna ülikooli ja see ikkagi on näidanud, et loomulikult seda mahajäämust on seal päris palju ja kahtlemata, miks meil võib-olla sellel ei ole olnud ka nii palju kajapinda võrreldes teiste vähemalt Lääne-Euroopa riikidega on ju see, et meie vanemaealine elanikkond on seni olnud keskmiselt, ütleme ka vähem jõulisem ja võib-olla vähem jõulisem ka kahtlemata oma poliitiliste nõudmiste läbi surumisel sel moel, aga ka meie oleme peatselt juba vanemaealisem, mina siin. Selles mõttes, et mingi hetk jõuab see igaüheni ja siis jõuab ikka uusi lahendusi ja nii et võib-olla võib mõni arvata, et see hetkel mind ei puuduta, see on natuke nagu see jutt sellest, et miks kunagi meie isikukoodid tulid avalikult meie sünniaastatega, et kõik, kes ümber laua istusid, olid 20. Nüüd nad seda enam ei ole. Nüüd on küsimus, et kas igaüks peab nägema minu sünniaastat kohe, kui ta soovib mulle palju õnne mingi poemüüja, aga nii ta on. Nii et ma arvan, et see tõesti arvestada sellega, et meil on ühiskond tegelikult väga erinevas vanuses ja kõik me läbime iga vanuse ja mingil hetkel on oluline just ka selle kokkuhoidva ühiskonna nimel, sest muidu meil jääb osa ühiskonnast välja. Aga jah, provotseerides natukene seda sama teemat, et on ju tõesti ka neid inimesi, kes ütlevadki, et no kui selgeks ei õpi, siis oma viga. Et kuidas siis, kust see selline selles mõttes kõiki ühendav piir siis sealt kätte saada, et siiski aidata järele neid, kellel on päriselt siiski vaja veel tööelus ka püsida? Ma mõtleksin, et üks asi, et kui sul seda nagu mingisuguseks töö tegemiseks on vaja, eks ju, et see on aru saada, et see on nagu üks oskus, mida sa peadki siis õppima, kui sa tahad mingit konkreetset tööd teha. Aga see, millest ma nagu rääkisin, oli pigem see, et riigi teenused ja riik enda suhtluses siis kodanikega, et kui see nagu on liikunud ja liikumas kõik üha rohkem digitaalse poole, mis toob endaga kaasa selle, et siis kaob ära see inimeselt inimesele suhtlemine. Et võt seda ma näen nagu probleemina, et seal peaks olema ikkagi tagatud see, et see inimesega suhtlemine jääb alles ka, et seal riik ei saa eeldada seda, et kõik ühteviisi kasutavad siis hirmsal kombel digilahendusi ja mis iganes. Ja kui digilahendus ei tööta, siis tekib trots. Ma just tahtsin öelda, et sa võid ju need inimesed välja jätta, aga ühiskond jääb samaks. Et ma arvan, et meie ühiskonna lõhestumine on üks väga oluline probleem siin Eestis meil ka, millega me peaksime kiiremas järjekorras tegelema, kui me tahame, et me kõik siin rõõmsalt kokku jääksime elama. Nii et jah, sa võid küll öelda, et jää siis välja. Aga esiteks ma arvan, et siin on veel üks teine aspekt ja tulen veel kord tagasi nende noorte juurde, et see on ka loomulikult ju psühholoogiline küsimus, et mingi hetk, see on täpselt see, et
jah, ma võin ju küsida ka arstiabi chatist ja ma tean, vaesed arstid väga kannatavad selle all, et igaüks arvab nüüd, et ta on nii ise tark arst ja kui tulevad advokaadi juurde, siis on ka juba kõik läbi hekseldanud ja ütlevad ka, mida nad kohe nõuavad. Aga samas nad pöörduvad ju ikkagi sinna ja ma arvan, me teame seda kõik, miks me seda teeme, sest me oleme inimesed. Me tahame seda inimlikku kontakti, me tahame kuskilt seda tagasisidet saada, ja see on see moment, see on see, ma arvan, ja botidega on seda võib-olla tihti olnud, et võib-olla ka, et seni kui muret ei ole probleemi, aga siis ma katsun kuskile helistada, ma katsun kellegiga kätte saada, ma ei tea, pandi midagi kinni või teenus ei toimi, lend ei, kuskil ei ole enam kedagi, väga tahaks kellega rääkida. Kuskil ei ole, helistage sinna, kirjutage email, 3 kuu pärast saate vastuse, mitte keegi teiega ei suhtle, kui ebameeldiv see on. Kui meil hakkab seda juhtuma meie riigiga, siis inimeste usk riiki kaob väga kiiresti ja see on tegelikult ka meie üks privileegidest olnud, et meil on riik nii väike, et me saame alati vastata. Kui vaadata, mis nende digilahendustega suurtes riikides tihti juhtub, ongi tõesti see, et enam ei ole inimest ja inimesed satuvad mingistesse täiesti absurdsetesse keeristesse. Ja see mõjub väga otseselt inimese usku tema riiki, kui korraga, ma ei tea, ehitusluba, mingi lapse toetus ei saabu ja mitte kuskilt ei ole enam mitte kedagi, kellele vastatakse ja sulle ainult kogu aeg keritakse neid samu vastuseid kuskil botis. Siin on tulnud ka küsimus, et AI teeb ajaloo suurima digilõhe, kes selle ühel hetkel kinni maksab ja kas üldse saab kinni maksta? Okei, ma alustan. Ma arvan, et ilmselt ei saa. Selles mõttes, et see on natuke selline valikute küsimus täna, eks ju. Ja ma arvan, see on jälle kombinatsioon kõigest sellest, et mis tööriistu me kasutame, kust riigist me need tööriistad ostame, eks ju. Miks me just sellised valikud teeme? No väga palju ka räägitakse sellest, et täna kõik ChatGPT, Gemini, Claude, kõik need suured mudeleid on ju kõik USA-s, eks ju. Me just kui kasutame teiste riikide mudeleid, sest Euroopas ei ole enda oma. Miks Euroopas ei ole? Euroopa ei taha täna või ei ole võimalik nii palju investeerida. Samal ajal me ju kasutame ikka, eks ju. Me selle võrra just kui anname selle kasutuse rahaga Euroopast väljapoole ja meil ei tule võib-olla ka seda positiivset efekti, siis nii palju, me just kui saaksime ringiratast ju seda raha jällegi anda siis kasutusse Euroopasse sisse, nii nagu täna ju USA ka teeb, eks ju, nad juba räägivad sellest, jällegi ei tea, eks ju, kas see on natuke PR-jut või mitte, eks ju, et tahetakse anda ka nendest tehnoloogiaettevõtetest osa, eks ju, riigile, et just kui sealt kaudu seda rahavoogu tagasi saada. Aga jaa, ma olen väga nõus, me oleme hästi suures osas täna või selles hetkes, kus see digilõhe kasvab ja ma arvan, et riigi roll täna on võimalikult proovida siis seda kokku tõmmata, on ta siis läbi koolituste, on ta tõesti läbi selle, et jah, see nii-öelda inimkontakt, inimroll jääb, eks ju alles, et me ei prooviks siis kõike ära automatiseerida, et meil on ikkagi võimalik seda teenust pakkuda ka nii-öelda vanaviisi. Aga ka kõik näitajad, eks ju, näitavad seda, et mida noorem põlvkond peale tuleb, seda vähem tema tahab seda kontakti inimlikku, eks ju. Mis tähendab, et peame samal ajal investeerima ka nendesse tehnoloogilistesse lahendustesse. Et kui ma lähen sinna eesti.ee lehele ja see chatboti käest midagi küsin, siis ta päriselt oskaks ka vastata, eks ju, mitte ei ütleks, et vabandust, ma ei saa aru, eks ju, mida täna ka paljud chatbotid teevad. Et jällegi seal on see nii-öelda tasakaalu küsimus, eks ju. Praegu on meil iseenesest see Eesti AI lava on ka siinsamas. Me just rääkisime, kuidas Eesti tahab olla number 1 tehisaru kasutamisel. Kas sina näiteks näed seda, et nad pühenduvad ka sellele, et seda digilõhe siis mitte väga suureks käristada? Jah, aus olles, siis ma olen ka üks Eesti AI programmi koolitajatest, eks ju, olen nii-öelda täna selles pilootprojektis sees. Väga palju praegu räägitakse ka sellest uuest hankest, millega tahetakse siis uusi koolitajaid hankida. Ja eks seal on ka teatud kriitilisus selgelt nende suunas õigustatud, aga ma isiklikult hästi usun sellesse visiooni, et meil on vaja seda teadlikkust tõsta, töötades ise, olles ise mitu tuhat inimest ära koolitanud. Ma näen, kui palju need inimesed muutuvad juba ka nagu
rõõmsamaks selles osas, et neil on mingi võimalus tekkinud efektiivsuse tõstmiseks ja mingit igavaid tegevusi ära automatiseerida. Ja see on üks võib-olla tööalaselt, aga ka isiklikul tasandil need oskused ja läbi selle, et ma õpetan ka AI-d, mina õpetan, eks ju, finantse, seda valdkonda üldse, kuidas digitaalselt käituda turvaliselt, eks see on palju laiem skoop tegelikult. Ja, et ma nagu ka, mulle meeldib nagu tegelikult see mõte, et meil peab olema see AI kirjaoskus, et me võiksime olla selles mõttes maailmas nii-öelda esirinnas, et see potentsiaal on ju täiesti nagu olemas. Et minu see mure on nagu alati see tõesti, mida ma siin ennem ka ütlesin, et see tehisaru ei tohi hakata asendama ikkagi sellist inimlikku suhtlust ja me kuidagi, mulle tundub, et kogu sellises tehisaru vaimustuses, et me näeme seda, et nooremad põlvkonnad tulevad peale, me õpime, et see ei tähenda, et kui nooremad on võib-olla rohkem aktiivsed selles, et kui nad saavad 50-seks, 60-seks, äkki nad siis enam ei taha, et siis tahaks ikkagi nagu päris inimesega rääkida. Et see on nagu okei, loomulikult, et me õpime. Teine asi on see, et need tehnoloogiad ju arenevad ka nii kiiresti, et see, et sa pidevalt oleksid ikkagi nagu kursis sellega, mis toimub, see vajab nagu väga palju nii-öelda pidevat õppimist. Võib-olla mingil hetkel, et ma ei tea, sul tööelu hakkab juba kuidagi otsa saama, siis enam ei viitsi. Et miks ma peaksin nagu kogu aeg sellesse panustama? Ei ole justkui nagu ju mõtet. Ja kas ma siis jäängi nagu sellest ühiskonnast või nagu riigi toimimisest kuidagi kõrvale. Et kui mul siis on vaja nagu suhelda mingisuguse ametiasutusega ja mulle sealt ainult botid vastavad, et see on see hetk, mulle tundub, kui ma ise endas mõtlen niimoodi tulevikus, et siis see hakkaks mulle nagu jubedalt närvidele käima, et siis ma muutuksin selliseks pahuraks vanainimeseks, kes käib nagu põhimõtte pärast, käib kuskil ukse taga kohalikus omavalitsuses ja koputab ja nõuab kokkusaamist, et seda ma kindlasti teeksin. Aga põhimõtteliselt see on ju selline kiirtee lõhestumisse. Nagu öelda, et ma nüüd mõtlesin natuke, ma ei teagi, kus see lõhestumine, need lõhed on kuidagi igal pool, et kuna tõesti see ma mõtlen lihtsalt, et kas see on ainult lõhestumine, ma arvan, meil on nii palju tõesti põhimõttelisi küsimusi, mis tekitavad meie ühiskonnas pingeid, et see ei ole ainult see, et ühed on sees ja teised on väljas, vaid kas või see, kuidas see igapäevaselt mõjub, kellel on lapsed, kes õpetab, kuidas need õpioskused iga aastaga muutuvad ja kahjuks pigem allapoole. Samas, et kuidas meie siis kohaneme sellega, mis ulatuses meil on vaja, mis ulatuses mitte. Et ma arvan, meil on vaja seda mõtestada ja see, et ühiskond käriseb, see ei ole ainult üks lõhe, vaid neid lõhesid on vertikaalseid ja horisontaalseid ja igapoolseid. Ja seetõttu on hästi oluline, et me nendega tegeleks. Ja ma arvan, et see on see küsimus, millele meil tasuks kindlasti tähelepanu pöörata ja mida me ka näeme, et meil on nii-öelda, me oleme väga edukalt selle digiriigi logoga sõudnud, nüüd me tahame väga edukalt selle AI logoga edasi sõuda, aga me vahest kipume unustama, et need on tööriistad. Need on tööriistad, aga nende mõtestamine ja kasutamine on meie endi vastutada. Ja milliseid väärtusi ja mis raames me soovime seda teha, seda otsustame me ise. Et selles mõttes on ka selline, et see on tore, et me saame kõik demoniseerida seda kratti, aga siis me lähme ja kohe teeme siin arvuti lahti ja küsime chatilt, et anna mulle siis palun järgmine teekond, ma ei tea, ma sõidan Rooma ja kuhu ma lendan või ma ei tea, kust ma saan kõige soodsam, me kasutame seda kõik. Jalajälg on tohutu, väga mõnus on, nii et jah, me peame õppima sellega elama, käituma, arvestama sellega, et see mõjutab meie elukeskkonda ja õppima ka seda, et ta mõjutab igat meie tegevust. Mitte midagi ei ole objektiivne. Iga info, mida me sealt saame, on täpselt meile suunatud. Kes tahab, võtab oma, ma ei tea, tuttava või lapse näiteks mingi sotskonto ja vaatab, mis infot nemad saavad. See on hoopis teistsugune teie omast, sest need kõik teavad, kes te olete. Ja nad kõik teavad, kes mina olen ja siis ma saan, ma ei tea, mis kutsupilte, kui mulle loomad meeldivad ja siis nad teavad, mis vanuses mu lapsed umbes on. Mingi hetk jäävad mähkureklaamid ära, eks ole.
nii et need on need olulised punktid ja ma arvan, et 25 tõi meile tegelikult väga kena sellise hetke ja Eesti ühiskonna ümbermõtlemise andmete teemal, kus kerkis üles kõiksugu küsimusi, et korraga tuli välja, et mingid kaamerad on üleval, politsei kasutab, sest on mugav, kuskil ei olnud mingit regulatsiooni, siis tuli korraga välja, et kuskilt oli pangasaladus rändama läinud, juhuslikult ajakirjanikud ja õiguskantslerid hakkasid nuuskima. Vastuseks oli, aga vaadake, see on soodne ja võimalused olid olemas. Palantiiri kohta hetkel üldse infot ei saa, mis on minu arvates kummaline. Minu arvates on riigil kohustus sellistele küsimustele vastata ja vajadusel nad ära reguleerida. Tulemus on aga see, et Riigikogus kunagi ei ole arutatud, inimestega ei ole arutatud. Ja ma julgeksin väita, et see on toonud paljudes inimestes ümbermõtlemise ja ka ümbermõtlemise selles osas, et mida seal riik tegelikult teeb ja mitte positiivses suhtes. Nii et ma arvan, et see, et meie riik ja ka poliitika ja meie ise loomulikult, see alati poliitikute sõimamine ei ole lahendus, sest me tegelikult ise neid valime ja kui meile ei meeldi, siis me seame kas ennast ise üle või valime muid. Nii et meie oleme sama hästi vastutuses, et küsida küsimusi, mis on ebameeldivad, ebamugavad ja mis nõuavad vastamist. Et see on igaühe meie südametunnistusel ja nii me saamegi ka luua seda kõige pädevamat digi ja kas või krati ja ma ei tea veel mis riiki, mis oleks samas kõige enam inimeste õigusi austav ja nendega arvestav. Ja ma arvan, et see osa on meil pikka aega jäänud tagaplaanile. Meil on kogu aeg olnud see, et me peame kuskile jõudma. Mul on olen istunud aruteludes, kus sulle ikkagi öeldakse, et jah, aga vaata, mida Hiina teeb ja me peaksime ka nii tegema, et ma arvan, et see on kindlasti võimalus, aga siis peaks võib-olla ühiskonnaga kokku leppima, et siis meil peaks ka vastav ühiskonnamudel olema. Sest ja seni, kui seda ei ole, siis me peaksime neid muid küsimusi läbi arutama. Ma arvan, et lõpuks tegelikult võidab sellest ka riik, sest see, et meil usaldus riigi vastu ei kao, on hetkel väga-väga tähtsal kohal. Me ei mõtle võib-olla selle peale, aga me näeme seda teiste riikide näitel ka. Et tõesti, kõik need tehismudelid, nad on väga võimsad ja kui riik tegelikult ei katsu vähemalt hoomata, hallata inimestele, selgitada, mis toimub, siis võib väga halvasti minna. Jah, ma mõtlesin, et see, mis Paloma rääkis, et mind pani mõtlema ka natukene see teine pool, et ma ei taha, et kogu sellest minu väljaütlemistest siis jääks selline mulje, nagu ma oleksin ainult kohutavas mures siin tehisaru liigse kasutamise pärast. Sa juba jagasid seda, kuidas sa tervisemuresid jagad, nii et sa oled entusiast. Aga ei, ma tegelikult tahtsin seda näidet veel tuua ka, et tehisaru saab ju loomulikult kasutada ka nii-öelda meie mõttes nagu headeks tegevusteks, et inimõiguste, võrdsuse, õiguse edendamiseks, et meie enda töös siis ka selleks, et siis võrdõigusvoliniku kantseleil oleks efektiivsem enda töös. Et tellisime ka ühe tehisaru lahenduse, mis aitab siis meil selliseid avalikus portaalides olevaid töökuulutusi läbi kammida ja leida diskrimineerivate sõnastustega kuulutusi. Ehk et see on muidu ülesanne, mis meil on olnud kogu aeg seaduses kirjas, et võrdõigusvoliniku kantsleri peab seda tegema. Praktikas tähendas see niimoodi, et kuna meil on 7 inimest tööl, eks üldse kokku, et siis selle ülesande täitmine jäi kuidagi alati selliseks, et kui aeg on, siis teeme. Praktikas siis võib-olla mingisugune 3-4 korda aastas, võib-olla keegi vaatab siis juhuslikult üle neid tööportaale, siis nüüd teeb selle kammimise meie eest ära see tehisaru rakendus ja leiab sealt iga nädal ikkagi üle 50 sellise kuulutuse, mis on siis võrdse kohtlemisega vastuolus või et
kus on kasutatud sellist diskrimineerivaid nõudeid näiteks kandidaatidele või keelekasutus on olnud selline ebaõige, nii et see kindlasti teeb meie tööd nagu lihtsamaks mingite asjade tuvastamisel, toob loomulikult ka tööd juurde jällegi, et seda keegi peab ju seda siis nii-öelda menetlema ka hakkama, et see on ka nagu küsimus oma, et kes siis seda poolt tegema hakkab, et see väide, mida riik ka ütleb, et mõnes mõttes, et see justkui toob seda finantsilist efektiivsust, selle ma natukene vähemalt enda valdkonnas seaksin selle natukene kahtluse alla, sest et lõppkokkuvõttes me maksame selle teenuse eest, pluss veel see, et tekib rohkem tööd. Saate lõputud menetlusi põhimõtteliselt. No seal peaks olema siis AI agent, kes järgmise selle teavituse saadab, eks ju, sellele ettevõttele, kuule vaadake, andke meile selgitust, siis nende AI saadab selgituse, sest teie AI vaatab jälle üle põhjenduse, et neid näiteid ka on. Tekib selline lõpmatu ring. Jah, aga väga hea näide ja tähelepanek tegelikult. Ma võin siin ainult kinnitada, et meil on sarnane kogemus olnud sotsiaalhoolekande valdkonnas, kus meie küll tegime sellise juriidilise poole ära, aga sisuliselt hinnati võimalust siis töödelda andmeid selliseid, et saaks teada kohalikud omavalitsused, et kes üle 65 aastastest vajab abi, aga ei ole seda ise küsimas käinud. Ja lõpuks kohalikud omavalitsused ka ütlesid, et teate, meil on nii vähe töötajaid, et te võite meile küll kõiki neid andmeid siin sõeluda, aga mitte keegi ei jõua nende inimeste juurde ja seni, kui meil ei ole inimesi, kes hooldavad neid ja nendega tegelevad, ei ole teil mingit mõtet meile neid andmeid ette sööta. Nii et lõpuks meil ikkagi jõuame selle juurde tagasi, et see ei pruugi, isegi teadmine ei pruugi meid aidata, kui me ei ole lahendanud seda probleemi, et kust me leiame selle raha, et seda inimest leida või kuidagi seda toetada. Siin on üks küsimus ka, mis puudutab neid igasuguseid reegleid ja kõike seda, et mida tohib AI jälgida ja mida mitte, mida me natuke siin ka puudutasime. Ehk siis, kas täna on olemas mingid üldised reeglid või kokkulepped, mida AI tohib meie kohta teada ja meie kohta teha, ehk siis analüüsida, järeldusi teha või midagi muud sellist, või on see osa täna kokku leppimata? Mulle tundub isiklikult, et kõik võimalused valla. No tegelikult regulatsioonid on nii, nagu Paloma välja tõi, eks ju, isikuandmete töötlemisel on reeglid ja AI-l iseenesest ei ole mingeid kohustusi või nõudeid, on sellel ettevõttel, kes siis kas seda arendab või seda kasutab. Seda reguleerib täna tehisintellekti määrus. Ja seal on siis hästi oluline aru saada, kummal poolel sa oled. Arendaja oled sa siis, kui sa, eks ju, arendad suuri mudeleid, näiteks ChatGPT-d, aga arendajaks muutud sa ka siis, kui sa võtad näiteks ChatGPT mudeli ja paned enda toote sisse. Täna on väga palju räägitakse vibe code imisest ja sellest, et imelihtne on uusi rakendusi ehitada. Mõtlen, et juba hea äriidee on hakata pakkuma teenust ettevõtetele ja selle teenuse sees ma kasutan AI-d, siis ma olen juba pakkuja ja siis mul on päris palju erinevaid nõudeid, mis tuleb tehisintellekti määrusest. Ja teisalt on siis ka kasutajatel, ehk siis enamik meist, kes me lihtsalt telefonis on meil ChatGPT äpp, me oleme kasutajad ja seal on siis ka, eks ju, omaette nõuded eelkõige just nagu organisatsioonide tasandil, et kui ettevõtted kasutavad, siis neil on seal kohustused. Ja ütleme, et kõige suurem nõue võib-olla, mis on organisatsioonide poole pealt üldse laiemalt ongi see tehisintellekti teadlikkus või oskus, eks ju, seda kasutada. Et kui ma näiteks tööandjana annan inimestele, võtta nüüd kasuta seda Copilotit, sa pead igapäevaselt kasutama, siis mul on ka kohustus oma töötajaid koolitada selles osas, nad peavad oskama seda kasutada, nad peavad teadma, mida see share nupp tähendab, nad peavad teadma, et see mudel võib eksida, see mudel hallutsineerib ja nii edasi. Ja lisaks siis, eks ju, on ka arendajatel ja üldse laiemalt siis, eks ju, seal ka erinevad riskitasemed ja seal on siis ka keelatud tase, kõrge riskitase ja siis nii-öelda madala riskitase ja keelatute all tõesti näiteks on Euroopa Liidus täna öeldud, et ei tohi kasutada tehisintellekti selliseks nii-öelda
ma ei tea, kuidas see hea eestikeelne sõna on, aga eks ju see, mida Hiina teeb, on see social scoring näiteks, eks ju, et ma ei tohi öelda ja jälgida seda, mida Brent teeb, mida Kerlin teeb, kus ma käin poes, mida ma ostan umbes ja selle pealt siis mulle justkui mingit skoori panna. Et sellised tegevused on täna näiteks keelatud ja osad on siis kõrge riskiga, värbamine näiteks on kõrge riskiga, et seal on päris palju nüansse. Ja see määrus on üsna keerukas, aga kui sinna süveneda, siis ta on ka üsnagi loogiline, eks ju, et me tegelikult, mina ka näen, et ütleme see keelatud riskitase ja teatud nõuded, mis on väga õigustatud, eks ju, sest me tahame ikkagi olla sellises ühiskonnas, mis ei aktsepteeri selliseid olukordi. Aga ütleme andmete kogumise mõttes ettevõtete puhul ma võin ükskõik mida, eks ju, koguda. Eraisikute puhul reguleerib siis GDPR seda, mida nad tohivad koguda ja mida mitte. Aga eks ju me teame ka täna seda, et GDPR-i järelevalve on üsna madal, selles mõttes, et väga vähe on neid olukordi, kus on neid ettevõtteid trahvitud. Ja kui keegi, ma ei tea, Hiinas USAst loodud ettevõttega pakub meile teenust, eks on ka üsna raske talle minna sinna trahvi tegema, et selle eest, et ta nüüd minu andmeid kogub ja tegelikult ei näita mulle, mida ta sellega teeb. Ja siis kasutajana mul ongi lihtsalt otsuse koht, et kas ma loen läbi need 25 lehekülge neid tingimusi seal ja otsustan või mis me pimesi teeme, tahan lihtsalt seda rakendust kasutada, ma vajutan okei ja annan oma andmed sinna. Mis puudutab seda ettevõtete poolt, tõenäoliselt sinul on tööd palju, aga mis sa arvad, kui paljud ettevõtted reaalselt, kes on näiteks endale vibe-koodinud mingisuguse kodulehe püsti või teinud mingit muud mürglit selle tehisaruga, siis kas nad reaalselt ka mõtlevad selle peale, et neil on mingid kohustused või pigem on see, et kui ma siin üksi või kaksi või kolmekesi teen, et tühja need koolitused ja kõik muu selle juures? Nii on kahjuks ja ma arvan, et see sõltub hästi palju organisatsiooni suurusest ja juba sellest varasemast teadlikkusest. Et kui ma teen koostööd suurte ettevõtetega, Eestis eks ju võib-olla siuke 100-200 juba on justkui suur ettevõte, eks ju. Nemad on juba varem selle peale mõelnud, sest neil on tõenäoliselt kliendid, neil on mingid teenused, neil on oma maine, nad on varem selle peale mõelnud. Aga eks ju väga palju on neid väikeettevõtjaid, kelle jaoks ei ole see absoluutselt oluline teema. Ja siis tulebki ka neid rakendusi, neid teenusepakkujaid väga-väga palju, kes panevad ja jagavad oma tööriistu, mis võib-olla teebki ägedat asja, aga nad ei ütle seal, eks ju, neil pole ka privaatsustingimusi, neil polegi üldse kodulehel seda infot. Mina, olles teadlik kasutaja, kunagi ei lähe sellist teenust ostma, eks ju, aga jällegi keskmine kasutaja, kes ei ole sellega kursis ja eks ju ei peagi kõiki neid seadusi teadma, tema jälle pimesi läheb ja usaldab, paneb sinna oma andmed. Eks ju siin viimasel ajal ka päris palju poleemikat tekitanud erinevad finantsrakendused, kuhu öeldakse, et võta oma konto välja, võtta lae üles, saad teada, mis su keskmised maksed on ja nii edasi. Ei tasu ikkagi seda teha, eks ju, aga nemad teenusepakkujana mõtlevad, et päris hea äriidee on ju. Jah, see on ka see, mida me ju näeme, kus me oleme tegelikult ka tagasi selle juures, et kui palju me investeerime sellesse järelevalvesse. Et meil on seni olnud andmekaitse inspektsioon ja ega igas Euroopa Liidu liikmesriigis ei ole järelevalve niivõrd tagasihoidlik kui meil. Et see oleneb ka sellest, et kuivõrd palju liikmesriik otsustab investeerida ja panustada nendesse inimestesse, töötajatesse ja võimekusse ja nüüd meil just tekkis tegelikult ju tehisintellekti järelevalve osas uus nii-öelda ülesanne TTJA-le, millega ta hakkab nüüd rinda pistma täiesti uskumatult suur ülesanne selle üle valvata, sest tegelikult ta tõepoolest nii on ja see ei olene ju suurusest, et selle keeruka tehisintellekti määrusega ma pean arvestama. Ja ma pean arvestama, mida ma tohin teha ja mitte ja tegelikult, mis on samas ka väga oluline, et kes vastutab selle eest. Ja kui ma hakkan seda mudima ja paiskama kõikidele kasutamiseks, siis ma ka korraga vastutan. Ja see saab olema väga põnev, see on tulemas terves Euroopa Liidus ja vaatame, kuidas meie siin Eestis ja meie TTJA sellega hakkama saab. Et mitte ainult, et kuskil on kirjas mingid regulatsioonid, mida keegi ei järgi, vaid loomulikult nende mõju sõltub sellest, et kes jõuab nende järgi valvata.
ja nõuda sisse, et neid täidetaks, neid nõudeid. Et tegelikult jah, reeglid on olemas, eriti ka rääkides just sellest, et tegelikult meil on see vastutus ka ette nähtud, et kui sa toodad ja siis, kui sa võtad veel tööd, ise hakkad kasutama ja avalikkusele hakkad pakkuma oma mingeid tehisintellekti mudeleid, siis sa ka vastutad selle eest, mida sa teed ja sa pead ise seda kontrollima. Voliniku töö raames meil oli selline just lõppes 2-aastane suur projekt, kus me vaatasime ka siis riigi poolt kasutatavaid tehisaru rakendusi. Erinevad siis analüüsisime, et kui palju on nendes rakendustes. Me tegime seda projekti koos TalTechi ja Justiitsministeeriumiga Eestist. Et siis me vaatasime, et kui palju siis on selliseid see inimõiguste perspektiiv ja mittediskrimineerimise perspektiiv on olnud nende rakenduse arendamisel sees juba. Ja me tegime loomulikult ka terve posu selliseid juhendmaterjale siis arendajatele kui ka siis ametnikele, kes neid rakendusi sisse tellivad. Aga et üks võib-olla selline oluline õppekoht, mis me sealt projekti juurest saime, et oligi tegelikult see, et ega selle peale ülearu palju ikkagi mõelda, kui tellitakse neid rakendusi, et seda sorti riski hindamist, see ei tule nagu väga loomulikult ikka veel arendajatele, et seda tuleb nii-öelda suruda ja seda teadmist siis, et me peaksime need riskid läbi mängima, et seda peab tekitama. Mul on hea meel, et siin tuleb väga palju küsimusi, nii et ma võtan siit järgmise ette, et kuidas peaksime leidma kompromissi inimese otsustusvabaduse enda andmete suhtes ning suurte järelevalvesüsteemide, näiteks Palantir vahel, ohverdamata innovatsiooni, riigi julgeolekut, turvalisust ja nii edasi. Ma arvan, nagu ma varem ka ütlesin, et esmalt on teadlikkus ja arutelu kõige algus. Et seni, kui me ei tea, mis toimub ja infot ei liigu, siis me ei saa ka millegi üle rääkida. Mida see 25 aasta ka näitas on, et muidugi me oleme kõik mugavad, sest seni, kui kõik toimib, ka keegi väga ei viitsi tegeleda. Ja siin on jällegi küsitud meie kui valijad ja sellest lähtuvalt siis Riigikoguga. Et tegelikult ju see, et milliseid kaameraid kus üles pannakse, kunas, kui kaugele me sellega lähme, kas me kasutame Palantiri, mis ulatuses me saame teada sellest, mis info liigub, see on ju asi, mis peaks kuskil meil kirjas olema ja mis peaks olema ühiskonnas läbi arutatud. Me kõik moodustame osa sellest ühiskonnas ja meil on kõigil vastutus selles küsimuses. Ja mitte ainult valitsusel ja sisuliselt, aga ka mitte ainult Riigikogul, aga mida me palju näeme ja see ei ole tegelikult Eesti omapära, kuigi muidugi meie riigikorraldus on üsna ütleme selline valitsuskeskne, aga me näeme, et tervikuna see andmete töötlus, sealt liigubki nii-öelda see riigivõim rohkem täitevvõimu suunas ja ära nii-öelda seadusandja poolelt ja meie teha ongi see, et me nõuame nii-öelda seda avalikku arutelu, et me saaksime kaasa rääkida, sest muidu ongi nii, et pärast tuleb välja, et see võimalus oli ju olemas ja me kasutasime seda. Ja veel kord, ma nõustun sellega, et teatud ulastusest loomulikult see piirab innovatsiooni ja see ongi küsimus, et kas me tahame seda või me ei taha seda ja siin me peaksimegi neid väärtusotsuseid just langetama ja need peaksid minu arvates peegeldama enamuse ühiskonna otsust ja me näeme näiteks ju ka erinevusi riikides, see on ju okei. Me teame, et meie oleme alati innovaatilised. Alati, aga suur osa meie ühiskonnast. Me kindlasti ühiskonnana oleme avatumad innovatsioonile, kui näiteks me toome alati hea meelega vastunäitena Saksamaa. Aga neil on ka omad kogemused. Miks? Ma arvan, meil on tõesti vähem põhjust. Meil on 1,3 miljonit, meil on vähem riske, meil on turvaline riik. Näiteks kui ma lähen Kolumbiasse ja räägin sellest, kuidas meil ruumiandmed on avalikud, inimesed hirnuvad tänaval.
et te kujutate ette, mis juhtuks siis järgmisel hommikul, kui teil Kolumbias oleks ruumiandmed teie omandi ja kinnistu kohta avalikud, jah. Et seal just oli see case, et näiteks Waze näitas ümbersõitu ühele noorele poisile, kuna oli ummik linnas, aga ei näidanud, et ta peab läbi sõitma väga ohtlikutest linnaosadest ja see poiss sealt elusalt välja ei tulnud. Nii et teistes riikides on teistsugused ohud ja teatud lahendusi te ei saa nii hõlpsasti kasutada. See Saksa näide ka, miks nad on kummalised, miks nad meie arvates on sellised. Näide, nemad on õppinud Weimari vabariigist, mis siis oli enne õndsat aduaega. Ja see oli meil esimene toimiv bürokraatia ja seal tekitati väga palju mõistlikke andmestikke ja korrastati kõik see asi ära. Muu hulgas näiteks registreeriti kõik usklikud vastavalt oma usule ja tehti suured andmestikud ja kõik oli kartoteekidena olemas ka juba enne digiriiki. Ja siis tuli selline härrasmees nagu Hitler ja tal oli väga hea vaadata, lihtsalt tehti kartoteegi lahti ja hakkas nende andmete järgi kõiki juute sealt välja sõeluma, nii et ta ei pidanud neid kuskilt otsima, väga ta teadis, kes elab mis korteris ja kus. Nii et ma arvan, et see selgitab meile ka, miks sakslastel on osaliselt teistsugune suhtumine sellesse, et kunas riik saab andmeid. See ei pruugi olla meie ajalugu, jumal tänatud seda ei ole, aga me peame ka mõistma teisi. Nii et ma arvan, et meie jaoks on meie arutelu siin oluline, meie peame kokku leppima, mida meie tahame, aga see peab läbipaistvamaks muutuma. Ja teatud ulatusest ta võib piirata ka innovatsiooni. Samas ma oleksin ka ettevaatlik, et ega need Palantirid ja Clearview'd, see ei tähenda seda, mida ma arvan, see ei ole nii lihtne, nagu see arutelu alati öeldakse. Kui me seda ei kasuta või kui me seda ei piira, siis me kohe homme hommikul on siin täielik kaos ja anarhia tänavatel ja me hakkame üksteist ära tapma. Siin on küsimus ka kriteeriumites, nüansseerituses, mida me teame, milliseid, ma arvan, et informatsioon ja infovahetuse ja teadlikkus, see on siin see oluline asi, eks ole, et me teaksime, mis toimub. Nagu sa enne mainisid ka, et oli see küsimus, et kas kasutate või mitte ja siis öeldi, et ei saa öelda, siis tegelikult on ju see, et sellest Palantirist võiks üleüldiselt rääkida, et mis asi see üldse on, sest et ma kujutan ette, et väga paljud inimesed, nad isegi ei tea, mis asi see Palantir on, mida võib-olla kasutatakse siis ja mille abil saab põhimõtteliselt kõigest teada. Ja ma olen väga nõus, sest see läheb natuke sinna laiema teadlikkuse tõstmise juurde, eks ju. Sest täna, kui vaadata ka, mis toimub meedias laiemalt, siis väga populaarsed on need väga negatiivse pealkirjaga uudised, sest nendele klikitakse. Ja tihti inimesed on väga valikulise lugemisega ja nad loevadki ainult pealkirju, nad ei süvene teemadesse. Ja kui seal mainitaksegi, eks ju, et on mingisugune asutus, millel on ligipääs andmetele ja keegi ei tea, mis sellega tehakse, siis see mõjubki kohe hästi negatiivselt, eks ju. Ja võib-olla ei süvenetagi sinna, et jah, tegelikult need andmed on juba ammu kogutud, teatud Eesti riigiasutused on võib-olla ka neid kasutanud juba varem. Aga küsimus on selles samas läbipaistvuses minu jaoks, et kui palju me sellest räägime, kui palju, eks ju, inimesed ise huvi tunnevad, kui palju nad küsivad selle kohta ja mida rohkem me ühiskonnas neid küsimusi küsime, seda loodetavasti läheb see ka läbipaistvamaks ja seeläbi me saame ka neid usaldada ja eks ju ka küsimus usalduses, et kes seal siis otsustajate eesotsas on. Et USA on ju väga-väga arenev riik, eks ju, aga nüüd juba tükk aega on seal eesotsas üks härra, kelle initsiatiivid ei ole üldse teada, eks ju, mis tema eesmärgid on, mis ta tahab nende suurte ettevõtetega teha, mille jaoks seda andmeid kasutada. Ja siis me jõuame natuke sinna valimiste teemasse, et keda me siis valime järgmiseks eesotsas ka Eestis, sest me väga paljud otsused sõltuvad teatud inimestest ja meil on siis see võimalus seda valikut ka teha. Siin tuli üks küsimus jälle, mis puudutab just seda riigiga suhtlust. Nimelt kõlab see siis nii, et blackboxide seadustamine käib täie hooga. Justiits- digiministeerium kavandab automatiseeritud haldusotsuste, näiteks toetuste määramise lubamist. Kuidas saab inimene otsuseid vaidlustada, kui ta ei mõista neid? Jah, et see põhimõte peab nagu alati jääma, eks ju, et inimene saab enda selle automatiseeritud otsuse kohta peab saama lisainfot. Tal peab olema see info
kui see otsus tuleb, siis peab olema see info, kuhu poole pöörduda. Tegelikult peab olema ka see info, et see on tehtud automaatse nii-öelda otsusena. Ja see põhimõte, et siis tal on võimalik selle tegeliku inimeseni jõuda. Kuidas see nagu praktikas toimub, seda mina veel ei tea, et seda ma ei ole näinud, et ma tean lihtsalt teiste riikide kogemustest, kus sellised probleemid on olnud, et need on neid näiteid ka, mis on lõppenud nagu päris halvasti, eks ju. Ja ma arvan, või ma loodan, et me Eestis nagu sellistest asjadest oleme natukene õppinud siis juba ka, et mis on teistes riikides toimunud, et selliseid vigu me ei korda. Jah, et tõepoolest siin on ka küsimus, et kuidas nende automaatotsustega on. Samas kahtlemata ka siin ei saa öelda, et lubatud, keelatud ja siin on meil palju võimalusi. Küsimus ongi, et kui see otsus ära tuleb ja seda on palju, esiteks on mul edaspidi põhimõtteline selgituskohustus. See ei tähenda, et lihtsalt tuleb. Ma pean ära näitama, et on ka automatiseeritud otsus. See on küsimus. Andmestikke, ma pean näitama, kust see info on võetud, täpselt mida siin ka enne mainiti. Ja loomulikult me saame ka näha, kuidas see hakkab töötama, aga tegelikult meil peaksid edasi kehtima need halduse põhimõtted, ka see, et ma saan seda vaidlustada ja seeläbi siis jõuan ka inimeseni, et nii-öelda, et kõik need teemad, mida me enne ütlesime, see peab olema läbipaistev nii, et ma ise mõistan ka seda, et see on automaatne otsus. Ma pean mõistma, mis alusel see on tehtud, kust need andmed on võetud. See on üldse küsimus, mis tegelikult puudutab kõiki neid automaatotsused, mis on ka seni olnud, mis on väga oluline punkt, mida me oleme varem palju rääkinud, et see peaks olema selgem inimestele. Et tihti ongi, korraga tuleb välja, et ohoo, et kellelgi oli minu andmed ja kust nad võeti ja siin on meie arvates ülikooli poolelt oleme siin mitmeti kritiseerinud, et tegelikult ei ole see piisavalt läbipaistvalt ka seaduse tasandil reguleeritud, et kunas peab tegelikult ära näitama, et mis andmekogud on omavahel seotud või et kust tegelikult see info jookseb ja et ma siis jõuaksin igal juhul ka inimesi nii ja küsimus on ja oluline on kahtlemata haldusmenetluses ka see, et ma jõuaks kuskile mujale kui kohtusse, sest me teame, mida see tähendab, kui te inimese suunate sõbralikult kohtusse, siis 99% inimestest sinna ei jõua, sest nad kardavad kohtuprotsessi, nad teavad, et nende rahakott seda välja ei kannata ja nad ei saa oma õigusi tegelikult reaalselt efektiivselt kaitsta. See on ka see suur aastat. Tavaliselt. Ja, ma tahtsin natuke kommenteerida juurde, et ma arvan, siin on jälle see teadlikkuse küsimus, eks ju, et kuidas me seda sõnumit formuleerime. Ma selle konkreetse näitega ei ole ise nii täpselt kursis, aga eks ju neid pealkirju tuleb päris palju, et proovime ikkagi automatiseerida, otsuseid teha kiiremini. Nüüd küsimus on selles, et kas ma lihtsalt nii-öelda keegi on kuskil vibecode'inud mingisuguse rakenduse, mida on hea lihtne teha ja millega me saame 25 inimest nii-öelda ära koondada ja anda selle rolli AI-le või me tegelikult teeme, mida teevad väga paljud arendajad, paljud ettevõtted, me kasutame AI-d, et teha lihtsalt seda, mis võib-olla varem on jäänud tegemata, aga me teeme seda kiiremalt. Natuke nagu see sinu näide, eks ju, et me oleme mingid tegevusi edasi lükanud. Nüüd me kasutame seda AI tehnoloogiat ära, et see nii-öelda rakendus valmis teha. Me saame seda kiiremini, efektiivsemalt, soodsamalt ja ma saan siis ka ikkagi seda lahendust pakkuda nii, nagu ta on turvaline, läbipaistev, nii nagu need süsteemid peaksid olema versus see, et keegi kuskil nii-öelda põlve otsas nikerdas selle, eks ju. Ja me täna ei tea, sest tihti jällegi liiga põhjalikult ei räägita nendest süsteemidest, neid võib-olla ei tutvustata. Tundub, et ka palju on sellist, et tuleb mingi idee, paneme kohe meediasse ja siis läheb see kihama, eks ju, kogu see ühiskond. Et ma arvan, et see on oluline, et me räägiksime lihtsalt palju rohkem nendest teemadest, et mis need lahendused on, et inimesed saaksid aru, sest see ongi väga keeruline ja need tehnoloogiad ongi väga keerulised ja tuleb mitte ainult, eks ju, mina kui koolitaja või erinevates rollides, kes on spetsialistid, vaid nii-öelda laiemalt peaks ka seda kogu aeg selgitama, et mis me täna teeme.
iseenesest ju tehisaru võiks vähemalt neid vastuseid natukene rohkem püüda inimkeeli tõlkida, sest et kohati need ametlikud vastused või otsused on ju ka sellised, millest üks normaalne inimene elu sees ei näri läbi. Ma olen neid paar korda saanud, täiesti võimatu lugemine. Absoluutselt ja ma arvan, et see on ka väga hea soovitus, eks ju, ka nendele asutustele, et läheme rohkem inimkeelsemaks. Sa võid jah, nii-öelda oma selle spetsiifilises keeles kõik selle regulatsioonid, need punktid kirja panna, aga siis kasuta AI-d ja ütle, et palun selgitame nüüd nii, nagu keskmine inimene sellest aru saaks, eks ju. Ja mina täpselt samamoodi kõiksugu neid seadusi tõlgendan enda jaoks AI abil, eks ju, et annan kontekst ja proovin aru saada, mis seal sees on. Võiks selline lahendus vähemalt töötada, et tehisaru tõlgib siis otsused inimeste keelde. Jah, ei, ma olen sellega nagu täiesti nõus, et loomulikult seda sorti keelekasutust on nagu palju, millest on raske inimestel aru saada ja sellega tuleb nagu pidevalt tegeleda. Aga minu jaoks ikkagi ideaalolukord on see, et kui ametnik kaasa arvatud ma ise, eks ju, et kui ta midagi nii-öelda valmis kirjutab, mis läheb siis kodanikule, et kodanik peab sellest juba ikkagi ka sel hetkel aru saama, et tegelikult me ei peaks seal nagu kasutama võib-olla seda tehisarulahendust. Loomulikult see teeb asja lihtsamaks ja kiiremaks jällegi, aga lõppkokkuvõttes peab ikkagi inimene, ametnik, kes on kõrgharidusega, peab suutma kirjutada nagu sellises keeles, et sellest ka teised aru saavad. Veel üks küsimus, mida arvate chat control teemast, mida Euroopa Liit proovib peale suruda, kus plaani kohaselt kammiks tehisaru peaaegu kõigi sõnumeid läbi otsimas seaduste rikkumisi ja nii edasi? Seal me oleme tagasi tegelikult selle Palantir ja Clearview juures ja ma arvan, et seetõttu meil on ka siin oluline just Eestis seda arutelu edendada, väga hea võimalus siin, eks ole, ja nagu me näeme, teema on igal pool üleval, mida sa just mainisid, Brent, siin ka arvamusfestivalil. Ja ma arvan, et tõesti tegelikult Eesti inimeste teadlikkus on tõusnud ja kui ma vaatan veel korraks pean võib-olla selle juurde tagasi tulema, aga minu arvates keskmine 20-aastane eestlane on sageli palju teadlikum kui keskmine 45-aastane sellest andmetöötlusest ja sellega seotud ohtudest. Aga just seda sest sa enne ka küsisid, et mida need Palantirid ja Clearview teevad, eks ole, et nad sisuliselt lihtsalt väga võimsad nii-öelda infosüsteemid, mis pakuvad infot näiteks võimalike kurjategijate kohta, migratsiooni küsimustes, katsuvad inimesi jälgida ja küsimus on, et mida nad siis vaatavad ju ka ja see on see kriitika olnud ja siin me oleme nüüd selle Euroopa nii-öelda ka lahenduse poolel ja ohtlik on siin kahtlemata, et alati, eks ole, sageli on kõik need lahendused kantud parimatest eesmärkidest, et mida me tahame, vähem kuritegevust, selgemalt teada, et ohud ei varitse kuskil. Samas see tähendab, et me peame muutma selleks kõik inimesed täiesti läbipaistvaks. Ja kas see tagab meile vabama ühiskonna, kui ei ole nagu enam seda ruumi, see on oht, ma arvan, ja sellepärast me arutamegi seda chat control'i. Et ka tee põrgusse, eks ole, on alati sillutatud parimatest tahtetest ja eesmärkidest, et eeldatavasti on meil kõigil vaja natuke ruumi, et ma arvan, vähemalt meie oleme seni oma ühiskonnast nii aru saanud, et öelda midagi, mida ei tohi öelda, ületada kiirust vahest, kuigi seda ei tohi ja teha, ma ei tea, ninas nokkida, kui naaber ei vaata. Et kui palju sellest vabadusest meile jääb, see on oluline küsimus ja ma arvan, et me tunnetame ja tunneme seda kõiki, et võib-olla siis 100% kindlus, mida näiteks Hiina pakub, võib ju vaadata. Et kui te ei ole midagi kinni maksnud, punasega ületate teed, siis teil saab järgmine kuu olema raske, eks ole, suhelda näiteks ametitega, et saada teatud toetust.
aga jällegi, kui mõelda näiteks sellise Euroopa Liidu ülese teema peale või minna veel kaugemale, siis kui palju sellest asu on, et meie siin Arvamusfestivalil paneme ühe lava püsti ja siis teisel laval on arutelud ja kõik muu selline, või see on pigem selline asi, et otsustatakse ära ja nii siis on? Võib-olla minu meelest on alati see, et kui Euroopa Liidust räägitakse, et siis me räägime tegelikult ikkagi iseendast, et meie ametnikud käivad seal läbirääkimistel, et see ei ole nagu niimoodi, et Euroopa Liit otsustab, et seal otsuste juures oleme meie ise ka nagu riigina. Ja sedasorti arutelud nagu siin Arvamusfestivalil igal pool on, täna hommikul kuulasin ka raadios, kui siia sõitsin, oli suur pikk programm selle tehisarust ja ühest pangast, et need käivad ju igal pool, et see ei ole nagu ainult Eesti eripära, ja see ongi vajalik, et minule näitab see pigem nagu seda, et me teeme nagu õiget asja. Küpsust. Ja ma arvan, et see ongi positiivne, eks ju, täna ka tehisintellekti määrus, seesama chat kontrolli teema jätkuks korraks veel, ehk siis see, et me täna selle tehisintellekti määrusega keelustame ära selle profileerimise, eks ju, siis Euroopa tasandil, ma arvan, et ükski liikmesriik ei ole selle vastu ja tänu sellele loodetavasti siis ka see kontroll ei saa olla selline, et selle põhjal ükskõik keegi võib seal surfata, mida sealt otsida ja mis järeldusi teha, aga samal ajal, kui meil on vaja sealt ikkagi kurjategijaid otsida, siis me ju tegelikult tahaksime võimalikult palju andmeid ära kasutada. Ja see küsimus ongi nende alamtasemete osas, kõik need madalama riskiga või keskmise riskiga, seal on päris palju antud ka liikmesriigi enda kätte, eks ju, selle sama järelevalve kaudu ja seda me kindlasti saame nende diskussioonidega mõjutada, sest üldsuse arvamus ikkagi loodetavasti praegu on läinud ja loodetavasti tulevikus läheb ka arvesse, eks ju. Ma küsin, kuna meil on varsti arutelu läbi, kas keegi soovib ka oma häälega küsida või ma loen siit ette neid? No nii, tule siia poole natukene, ma ulatun sulle mikrofoniga. Tahaks küsida selle pealkirja kohta, et mis siis iga üksteist isiklikult oleks nõus loovutama oma õigustest, et jätta üldse maailmasse alles tehisintellekt. Et kui oleks nüüd valida näiteks, et homsest tehisintellekt enam üldse ei ole või siis jääb alles, aga te peate midagi oma enda õigustest loovutama, mis see oleks? Väga intrigeeriv küsimus, aitäh. Vastus on midagi. Midagi kindlasti, ma arvan selles mõttes, et juba praegu, kui ma kasutan, mina ütleme nii, olen väga aktiivne kasutaja, annan sinna päris palju andmeid, teen seda teadlikult, usaldades siis neid ettevõtteid, eks ju. Ja ma arvan, et seeläbi, kui keegi kuskil otsustabki, et ma ei tea, chat control, mis iganes lahendused tulevad kasutusele, ma teadlikult olen juba võtnud selle riski, eks ju, et justkui see nii-öelda isiklike andmete jagamise võib-olla see õigus või kohustus on mul siis justkui sellega juba ära antud. Nii et ma juba tegelikult olen natuke teadlikult selle otsuse teinud. Ma arvan üsna sarnaselt, et ega mis siin muud öelda on, et nagu ma ennist ka ütlesin, et mina juba ju täiesti teadlikult mingisugust võib-olla kohati liiga palju infot enda kohta jagan ja see on ka minu teadlik otsus olnud. Kahtlemata, aga ma mõtlengi, et oma õigustest loobumine on seesama autonoomia. See, et me oleme kõik loobunud tükikesest oma eraelust, vahest vabatahtlikult paisates seda kuskile, vahest võib-olla vähem vabatahtlikult, sest riik ütleb, et teatud andmed on avalikud. Kui ma näiteks soovin kuuluda erakonda, sellest seda ma ei kommenteeri, sest või pigem märgin, et selles osas ma ei arva, et see oleks väga õiguspärane ja kooskõlas kehtiva õigusega, aga teisi andmeid, ruumiandmeid ja nii. Igal juhul need on avalikud. Samas ma arvan, et küsimus ongi selles autonoomias, et kui kaugele ja on mul tunne, et ma ise kontrollin seda, kui kaugele ma jagan seda. Et ma tahtsin neid andmeid jagada ja ma tean, et ma tegin seda. Ma hüppasingi ujukates seal ringi ja näitasin oma maskotte ja lapsi.
ja siis tekib see hetk kunagi, kui ma saan aru, et võib-olla ma ei tahtnud neid jagada, sest hakati tegema mingeid järeldusi sellest või ma ei tea, kommenteerisin midagi lollisti seal sotsiaalmeedias ja lõpuks koputatakse minu uksele. Nii et ma arvan, et seal on see piir, mida me siis tunneme ja see on samas ka see, miks on oluline, et me istume nii siin Arvamusfestivalil kui ka Brüsselis kui ka ma ei tea, kuskil Lõuna-Itaalias ja igal pool ja arutame neid teemasid, sest üldjuhul me ei tunne, et me annaksime oma õigusi ära, kui me kuidagi anname oma andmeid ära või neid töödeldakse ja ei juhtugi midagi. Ja neid andmeid ongi vaja, nagu me ka ise ütleme. Et neid andmeid on vaja selleks, ma ei tea, et autod liiguksid kiiremini, et meie saaksime toredamaid vastuseid chatilt, et me saaksime jagada sõpradega kuskil Facebookis oma elamusi, mida iganes või noorem generatsioon siis teistes meediakanalites. Et aga siin me tunneme, et meil on see autonoomia selle üle ja siis tuleb see, et kus me tunneme, et võib-olla nad võeti ja tehti nendega midagi ja järelme on hoopis teine kui see positiivne, mida mina tahtsin saavutada, sest korraga on öeldud, et ma ütlesin midagi, mis ei olnud lubatud. Ma võib-olla jõudsin kuskile liiga kiiresti, see tähendab, et ma olen kiirust ületanud. Ja me tunneme alles väga palju hiljem, et sellega, et me kogu aeg jagame andmeid, kaasneb mingi võimalik õiguste piiramine ja üldiselt need ei toimu samaaegselt. Kui mind politsei võtab tänaval kinni, siis ma tunnen, minu õigusi on piiratud, ma hakkan neid kohe sisse nõudma. Andmetöötluse puhul on see väga teist moodi ja teist laadi see võimalik rikkumine, see toimub märkamatult ja see toimub võib-olla hoopis hiljem, rääkides kas või näiteks mingist tehisintellektist, mis kraabib kokku mingit infot, me ei teagi kust. Ja lõpuks tuleb välja hoopis midagi muud. Nii et seetõttu ma arvan, et siin see teadlikkuse tõstmine, see arutelu sellest, et kuhu maani ma tahan olla autonoomne selles, et ma tohin oma andmeid ära anda, mis on ka osa minu vabadusest, et ma loobungi oma eraelu kaitsest ja privaatsusest. Et kuhu ma tahan, et see läheks ja kuhu jõuaks ja selles on tänapäeval vaja riigi abi, sest ettevõtjal ei ole seda vastutust, see on arusaadav ja tal ei ole sellest huvi. Ideaalis võiks olla loomulikult ka siis nagu tagasipööratav, et kui ma mingi hetk tegin selle lolli otsuse, et ma andsin enda õigused ära, siis võib-olla 20 aasta pärast ma mõtlen teistmoodi. 10 aasta pärast, ükskõik mis see ajaperspektiiv on ja äkki mul siis peaks olema võimalus ikkagi kuidagist viisiga seda ümber mõtestada niimoodi, et see jääks terveks eluks. Selle ilusa mõttega me saame lõpetada, et lootuses, et võib-olla tulevikus saab kustutada asju niimoodi, et need jäädavad kustuksid. Suur tänu teile kõigile, suur tänu kuulajatele ja ilusat Arvamusfestivali jätkub. Aitäh!